Tere hommikut jälle! Täna on siis esmaspäev ja ma käin tavaliselt esmaspäevast reedeni tööl. Või mitte tavaliselt, vaid üldjuhul, aga mul on ka mõned vabad päevad kuus. Ja täna on üks nendest päevadest, kus mul on vaba päev jälle. Karl on tööl. Ma mõtlesin, et ma näitan teile siis, mis ma enda vabade päevadega tavaliselt peale hakkan. Aga ma ei ole veel oma kohvi joonud, söönud midagi. Seega teen endale hommikusöögi ja kohvi kõigepealt ja siis liigume päevaga edasi. Söök sai valmis. Siuke kreeka jogurti kauss, mustikate ja sellega passioniga. Tahtsin rääkida, et miks ma ei filmi siis, kui Karl näiteks kodus oli veel. Sellepärast, et tavaliselt, kui mul on vaba päevad ja tema läheb tööle, siis märkan temaga küll ülesse, aga ma lähen pikutan peale seda mingi tund aega. Sest ärkab nii varem, ma olen millegipärast siuke, ma ei suuda vabal päeval vähe magada, ma tahaks saada siis kogu väärtuse suund kokku ja siis tavaliselt ongi see, et ta läheb ära, ma lähen pikutama tagasi ja nüüd on siis see hetk, kus ma päriselt üles ärkasin. Ja hakkan sööma nüüd. Hommikusöök söödud, nüüd läheks teeks endale näo pähe hommiku alustamiseks. Ma kunagi viitsisin täiega palju katsetada. Meigiga ja katsetasin erinevaid asju. Tegelikult mulle meeldiks siiamaani, aga mul ei ole eriti aega. Ja siis ma teen suht lihtsalt meike. Või lihtsalt. Teiste jaoks on võib-olla ikka natuke liiastanud meigid, mida mulle meeldib teha. Aga see olen mina ja ma ei karda seda, et ma neid meike teen. Te olete äkki kuulnud seda, et see aasta tulevad tagasi need 2016 aasta trendid. Ma arvan, et ma ei ole oma make-up'i tegelikult väga muutnud alates 2016 aastast. Ma suht sarnaselt teengi. Võib-olla natukene lahjem, nagu ei ole enam nii full coverage või see full katvusega jumestuskreemi aeg-ajalt ikka. Kui mul on mingi väga halb päeva, mul on vaja minna kuhugi, siis ma panen ikka täiega jumestuskreemi, nii et on kohe. Nii. Ja tänaseks päevaks valmis. Mõelge, kes teeb tavaliselt päeval endale niisugust meiki. Ma räägin sama aeg mina. Enda arvates mul on see üks lihtsamalt meiki, mida ma teen. Aga reaalsuses ma väga ei näe inimesi niimoodi linna peal oma tavalistel päevadel. Kuigi tööpäevadel ma üldse ei meigi ennast nii. Või meigin ikka, aga ainult mingi ripsmel dušš ja võib-olla jumestuskreemi natukene. Aga mitte midagi muud. Asi on meil see, et ma lähen korraks arvuti näha. Tahate raudselt teada, miks? Kohe ütlen teile. Ma teen endale tasklisti tänaseks, sest minuga on niimoodi, et kui asjad tasklisti tööle kirja ei saa, siis ma neid ka ära ei tee. Sellepärast, et mulle on meelest. Ma võin küll mõelda, et homme ma teen seda, kolmandat või täna teen seda, teist ja neljandat. Siis kui kirjas kuskil ei ole, ma ei tee neid. Seega kirjutame endale tänase to-do listi. Mul on siuke programm nagu Notion. Seal ma näen kõiki telefonist kui ka arvutist to-do list, aga mulle meeldib peamiselt arvutis olla. Kui ma olen kodus, siis on hea siia teha. Seal on võimalus mul lisada taske ka näiteks kuu aja pärast või mis mul vaja kunagi teha. Korra näitan teile ka. Ühesõnaga, ma näitan teile seda to-do listi. Esimese asjana korista
kodu ära ja prioriteet on kõrge ja täna nii. Ma ei tea, kuidas teiega. Mina pean, kui ma kodus olen, iga jumalama kord hommikul kodu ära koristama, sest ma ei suuda muud moodi rahus olla. Ma mõtlen ennast väljaks, mul peab kodu puhas olema ja hetkel see kindlasti nii ei ole, seega see on minu jaoks esimene asi, mida ma tahan täna kindlasti ära teha. Siis on väiksed tööasjad, mis ma pean siin arvutis tegema. Rääkige, kas teid huvitaks näha, millega ma filmin reaalselt või mis on minu filmivarustus. Sest mul on, isegi kui ma YouTube'is siin ei ole aastaid olnud, siis mul on aastatega tekkinud tohutu filmivarustus, mida ma peaaegu kõike kasutan, kus ma saaks rääkida teile reaalselt, mida ma filmin, millega, mis on hea minu arvates, mis ei ole hea, mida ma veel tahaksin endale, sest ka selliseid asju on, onju. Ma kardan, et täna võib tulla suhteliselt iga päev, sest tavaliselt ma istun arvutidega ja teengi sellistel päevadel võimalikult palju tööd ära, teen sotsiaalmeediat, teen igasuguseid asju veel seoses Notioniga, sest kes teab, siis ma tegelen Notioniga väga põhjalikult. Nagu lubatud, esimene asi on siis koristada kodu ära. Ma hakkan kohe koristama. Ilmselt ma expoosin ennast ja enda kodu siis natukene. Ärge siis väga pahandage, aga hakkan siis koristama. Niimoodi. Nüüd sai mul koristatud tunni aega, natuke rohkem, aga põhimõtteliselt tunni aega. Kogu kodu korras, suurepärane saavutus ja võt nii vähe võtabki tegelikult aega, et saada kodu enam-vähem korda. Vahest on see tunne, see võtab nii kaua aega. Bla. Tegelikkuses see võtta üldse palju aega. Ma ei tea, kui kaua teil kulub koristamiseks. Eks see ole ka kodu suurusest ja niimoodi. Aga üldjuhul siuke mitte suur puhastuskoristus, aga tavaline koristus ei võta mul väga palju aega. Ma suudan suht kiiresti liigutada. Kui tihti teie kodu koristate või tolmu tõmbate? Sest ma tean, et on inimesi, kes tõmbavad tolmu 1 kord kuus põhimõtteliselt kappidelt ja asjadelt. Aga ma ei tea, ma üritan ikkagi 1-2 korda nädalas tõmmata. Ongi see, kui ma vabad päevad on, ma olen üksi, siis ma 100% alati koristan. Siis ei ole nagu küsimuski, kas ma koristan. Aga kui näiteks Karl on kodus, meil on vaba päev, siis kipub olema nii, et ma ei viitsi väga midagi teha. Ma tahaks temaga aega veeta ja ma ei korista. Ehk siis mul on jah nii ja naa. Aga millest see üldse tuleb, et kui mu Karl on kodus, mul on väga vähe produktiivne, aga kui Karl ei ole, ma kogu aeg toimetan tavaliselt. Mul on nagu, peaks seda tegema, toda tegema, 3. tegema, 4. tegema, 5. tegema ja nii edasi. Kas teil on ka nii, et kui mees teil kodus, siis peate mingi täiega toimetama ja kui mees on kodus, siis chillite ja mängite printsessi? Minul igal juhul nii on. Nüüd ühel hetkel ma hakkan arvutitega tööd tegema. See on see igav osa, ma arvan, tänast päevast. Eks ma näitan natukene seda ka, sest mul on vaja suhteliselt palju teha. Natuke sotsiaalmeedia planeerida ja nii edasi. Üleüldiselt mina mõtlen kogu aeg, räägitakse, et sotsiaalmeedia, ma teen nagu reaalset sisu sinna, ma ei varja midagi, kõik on autentne ja nii edasi. Aga kui sa teeks
teed sisu, siis sa ikkagi mõtled ette ju, mis video sa teed, mida sa filmid. Suure tõenäosusega natuke planeerid, et sa igat asja ikkagi peale ei jäta. Ma isiklikku mingeid siukseid asju, mida sa ei taha, sa ei jäta sinna peale. Ma ütleks, et ma teen ka täiesti autentset sisu, ma ei varja väga midagi, näitangi nii, nagu asjad on, aga teisest küljest ma tean ka seda, et ma planeerin seda. Ma vaatan ikkagi, et oleks huvitavam, siis ma panen mingeid erinevaid nurki võib-olla videos ja mõtlen selle läbi. Et see on ikkagi nagu mingil määral ju nagu ette planeeritud, et see ei ole nagu täielikult niimoodi, et ma täna olen siin ja nii edasi. Ühesõnaga, mis teie arvate, kas on nagu üldse võimalik Instagrami puhul, et Instagrami ka ma ju kogu aeg mõtlen ikkagi, et mida ja kuidas ja planeerin. Ühesõnaga siuksed mõtted teile ka. Mul on tohutu kohviisu, juba jälle. Ma tean, ma joon tohutult palju kohvi, eriti vabadel päevadel, kui ma kodus olen. Vahepeal nüüd ma olen tegelikult hakanud tunduvalt vähem jooma kui varasemalt. Ma armastan kohvi, ma olen täiega kohvisõltuvuses. See algas sellest, kui ma haiglas töötasin valvetes, siis lihtsalt ei jaksanud midagi muud, ei hoidnud üleval kui ainult kohvi. Energiajooke ma ei tarbi, sellepärast, ma ei saa öelda, et ma üldse ei tarbi. Aeg-ajalt ikka proovin, aga energiajoogid ajavad mul südame puperdama. Sellepärast, ma joon kohvi. Kohviga on mul see, et see ei hoia mind üleval. Ma võin kell 8 või 9 õhtul ka juua kohvi, ikka ma lähen normaalsel ajal magama. See ei häiri mind. Pigem on see, et ajab isegi uniseks, tahaks rohkem magada tihtipeale. Aga ma armastan kohvi ja mul on see täiega probleem. Ma peaks jooma vett palju rohkem, kui ma joon. Aga esimese asjana ma haaran alati kohvi. Täiesti haige lihtsalt. Kuidas see nagu võimalik on. Aga hakkan siis tööd tegema nüüd arvutis, sest peab neid asju ka tegema natukene. Ei pääse neist üle ega ümber. Kell on nii palju, et tuleks õues ära käia Teslaga. Seega lähme vaatame siis, kus tibupäe on. Lisaks kohvile jõin ma vahepeal ühe klaasi vett ka ära, nii et see on saavutus ja tibulinu on meil siin. Kas õue tahad minna? Tahad õue minna? Ma küll ühes teises vlogis rääkisin juba sellest, et mulle jälgib Karl Teslaga, aga need vabad päevad, kui ma kodus olen, siis ma ikkagi käin ise ka, koer ei saa ju väljas käimata olla. Tänane kodu outfit on selline. Mulle täiega meeldib see kimono. See on ühe inimese käsitsi tehtud, ma kogemata Etsist leidsin, kuna ma vaatasin, et see äkki oli Humu, kes teeb neid kimonosi ja nende omad olid nii kallid. Ja siis ma hakkasin otsima ja siis ma leidsin ühe, kes tegi siis, kellel oli müügis ise tehtud. Ja see on täiega mõnus. Ma täiega tahaks veel teisi värve saada tema käest, aga tibuga õue. Nüüd saame uuest tagasi ja tibulad. Õues oli liige. Nii, aga paneme tibule süüa. Ma esimene need koera toiduanuvad. Üks on siis toiduanum ja teine on triitide oma siin sees. Odavalt. Need on mega ilusad ja mega head. Aga nüüd ma peaks endale ka midagi süüa tegema, sest muidu ma ju üldse ei tööta.
ma ausalt öeldes ei viitsi endale väga midagi süüa. Seepärast ma teen endale kalapulkasid. Minu pärast need päevad, kus on nagu vabad päevad ja sa kodus ja mõtled, et mega produktiivne, lähevad nii kiiresti, et uskumatu. Sest juba on lõuna ja ma olen põhimõtteliselt mitte midagi teinud. Arvutis tööd tegin natukene, aga mul on veel nii palju vaja seda teha, et see on uskumatu. Ja nüüd ootame, kui söök valmis saab. Nii ma sain ära ja ma olen arvutis tagasi, et tööd teha jälle. Mul on sellel aastal endale eesmärgiks pandud, et ma üritan olla nii-öelda õnnelikum või rahul olevam, kuna ma eelmised aastad olen suhteliselt rabanud, siis ma mõtlesin, et ma leian sellel aastal aega rohkem iseendale. Ehk siis, kui mu keha ütleb, ma peaks natuke hoogu maha võtma, siis ma ilmselt peaks hoogu maha võtma. Nii palju ideid ja asju, mida ma tahaks teha ja kodus olemise aega on nii vähe, sest enamus päevad, kui ma tööl olen, siis ma töötan hommikul kella 8-st õhtul kella 4-st kuni kella 8-ni õhtul, olenevalt päevast, aga üldjuhul siuksed päevad on. Ehk siis tuleb koju, siis ei jõuagi enam väga palju midagi teha selle ajaga, eriti kui tahad veel trenni või kuhugi minna. Hetkel ma teen siis tööd edasi, nii et natukese aja pärast näeme. Nii, õues on vahepeal pimedaks läinud. Ma olin kõnes sellel ajal, saab öelda, et töökõnes. Aitasin eesmärke seada ja natukene motivatsiooni leida inimesel. Ja nüüd tegelen edasi sellega, mis mul enne seda pooleli jäi. Mul on nii hea meel, kui ma saan kedagi aidata, sest tekitab must nagu nii hea tunde ja endas rohkem motivatsiooni, et näha, et inimene läheb põlema, kus teda aitad ja küsib küsimusi ja see on lihtsalt nii tore tunne. Tänaseks ma olen küll nüüd arvuti taga hetkel vähemalt lõpetanud oma töötamise. Ma rohkem ei jaksa hetkel oju lihtsalt ei võta. Aga lähme teisse tuppa, ma panen siin kohe teleka vaikseks. Peaks tule põlema panema. Tibuma ka. Mõtlesin, ma tulen nüüd telku ette, siis vaataks veits telekat, mängiks Nintendo't. Ma väga harva olen selline, kes vaatab telekates sama aega ei tee midagi muud. Mul on täiega paigal püsimõttes. Ma pean kogu aeg liikuma ringi ja midagi tegema. Mul oleks täiega külm ka. Tehes seal taas tööd. Ühesõnaga, ma ei tea, kuidas teiega on, aga ma üldjuhul armastan jahedat. Ma ei ole mingi oma korteris kütted ka väga suureks pannud. Radikad on ainult mingi 1 või 2 peal, sest ja öösiti ma vajan jahedat. Ma ei saa üldse palavaks magada, aga täna on nii külm. Ja siis kui külm on, siis mulle ei meeldi see külm. Nii et see on ka omaette teema, aga koosilt ennast diivanile. Ja tavaliselt on nii, et kui ma pleedi välja võtan, siis Tesla tuleb kohe pleedi peale. Vaatame, kas ta nüüd ka tuleb siia pleedi peale. Tesla! Vaata! Ja vaadake nüüd. Ja ta näeb, et pleed on ja mis ta teeb. Ühesõnaga ta jääb siia pleedi peale ja sätib ennast siia mugavalt, sest talle meeldib väga pleedi peal olla. Ja nüüd ta siit ära ei lähegi. Iga kord, kui uue pleedi ostame, siis ta on nagu takjas küljes ja arvab, et see pleed on talle. Kunagi Karl kinkis mulle ka mõnnaka ja samamoodi, kui ma mõnnaka selga panin, kohe Tesla oli isegi, mida väras ja rohkem ära läinud. Siis tunne, et ta tahaks mõnnaka sisse ronida. Nüüd on siis niimoodi, et vaatan telekat ja mingi tunnikene, ma arvan umbes, siis vaatame, mis edasi saab. Tahaks teiega midagi rääkida, aga ma ei tea mida. Ma ei tea, mida ma räägin. Ma vihkan teiega talveaega, nagu päriselt. Mulle ei meeldi lumi, mulle ei meeldi, kui õues on nagu külm. Mulle ei meeldi ka see sopp. Mulle ei meeldi eriti see, et õues on pime ja nii varakult läheb pimedaks, sest kell on 4 ja õues on pime. Vihkan seda, ma tahaks nii väga kuskil soojal maal selle asemel olla, elada soojal maal ja nautida sealset elu. Kuidas teil on? Kas te eelistate mis aastaaega? Suve, talve, kevadet, sügist? Sest minu jaoks võiks kogu aeg olla kas suve või kevad. Sügis mulle ka nii väga ei meeldi, seal on ka juba nii. Aga Karl jõudis koju, kaisutavad. Ma lõpetasin teleka vaatamise. Nüüd ma ootan, kui Karl siis söögi valmistab. Ja siis me chillime ilmselt kahekesi, väga rohkem midagi ei tee täna. Või midagi asjalikku, ma arvan, et ma ei tee. Nagu ma ütlesin, Karl koju tuleb, siis mul on kohe laiskus peal. See on nagu tavaliselt me lähme magama kuskil seal kella 9:10 ehk siis kell on praegu 6:30.
nii mõnigi tund veel veeta. Võib-olla vaataks mingit filmi, veel midagi huvitavat. Homme on meil mõlemal pikad päevad tööl olla. Mul on kuskil 10-11 tundi ja Karlel 12 tundi. Ja siis homme tuleme, oleme jälle mega väsinud. Karl tegi söögi valmis, tegi mac and cheese'i. Seda me teeme 2 aasta jooksul vast 1 korra, kui sedagi. Ja ma ei ole kordagi saanud Karli tehtud mac and cheese'i proovida. Alati on õnnestunud. Aga me hakkame nüüd sööma. Nii, ma lähen panen nüüd homsed asjad valmis. Kuna me enam ilmselt ei uksi, siis mul on kõrvaklapid tühjad. Ja siis ma mõtlesin, et ma vahetaksin riided ära õhturiiete vastu, ööriiete vastu, sest tahaks minna pesta meigi maha. Ja õhtuks valmis panna, sest paratamatult on nii, et varem meiki maha ei võta, siis ma tihtipeale ei viitsi ja selle aasta eesmärgiks on mul korralikult iga päev siis võtta meik maha, pesta nägu, teha oma näohooldust. Paratamatult inimesed vananevad, vananen mina ka, ma ei taha, et mu näonahk oleks mingi tohutult kole. Tesla arvasin, lähme tütü ja siis ta tuli kohe siia. Ta just mega armastab magama minna. Ühesõnaga, ma vahetan kähku riided ära ja siis lähen pesen näo. Nii, riided on vahetatud ja lähme siis peseme näo ja igal juhul esimese asjana ma kasutan sihukest kõigaselgenärit, millega saab selle meigi lahti. Järgmiseks on siis cream cleanser, mis on siis niisutav. Järgmiseks kasutan niacinamidi. Nii ja viimaseks panen niisutavat kreemi üheseks peale. Nii, ma arvan, et ma lõpetan tänaseks video ära, sellepärast et ma ei usu, et teid huvitab, kuidas ma Karliga lihtsalt niisama chillin ja jutlustan. Ehk siis see on suht igav ja midagi põneva. Mul täna rohkem plaanis ei ole või tänane päev oligi veits sihuke aeglasem, aga see oligi realistlik päev kodus siis, kui mul ei ole tööpäeva ja enamus ajast need päevad ma teengi siis kodus arvutidega tööd. Ehk siis seda te ka nägite täna. Mul on kahju, kui see on natuke igavam video. Ma tõesti ei tahtnud seda tahtlikult teha. Ma enda peas kõlas see hästi, aga siis kui täna õhtul ma olen selle videot filminud siin terve päeva jooksul, siis ma mõtlen küll, et see on jube kohutavalt igav. Aga ma loodan, et teile meeldis see video ja et teile meeldib minu sisu ja kui teile meeldis, siis võite alati likeida, siis kui teile meeldib minu sisu, subscribe ida. Ja ma loodan, et ma näen teid juba järgmises põnevamas videos siis. Tšau!